Kuulsin mina kord linnas ühte põnevat lugu sellest, kuidas poisid otsustanud Rõuge Suurjärve sügavust mõõta. Võtnud nemad järvele kaasa paadi, sangpommi ja köie. Sidunud köie sangpommi külge ning heitnud üle parda. Läks aga nii, et seda sangpommi nemad sealt põhjast enam kätte ei saanudki. Ei tea, kas viga oli selles sügavas järves, paksus mudas või hoopis tükis kiriku tornis, mille külge see sangpomm kinni jääda võis. Ja üks legend on niisugune huvitav, et kirik on siia sisse nagu ära uppunud. Et 7 venda läksid kirikusse, siis kirik vajus maa alla. Kuid tegelikult, kui te suvel olete siin ja ilm on väga selge ja järv on puhas ilma tuuleta, siis tõesti see kirikutorn peegeldub vees. Ja kui te vaatate kõrvalt seda, siis tekib tõesti niisugune mulje, et kirik oleks peal olema. Ja veel räägivad kohalikud seda, et kui siin järve ääres hästi vaikselt olla, siis pidavad kuulda olema vee alt helisevate hõbedaste kellade kaja. Kui siin piisavalt kaua niimoodi seista, siis võib üleüldse igasuguseid hääli kuulma hakata. Ma ei tea. Mõned kohalikud elanikud on aga rahvalegendid oma elu päris osaks teinud ja ootavad nüüd, millal ennustused täide hakkavad minema. Tuleb kord aeg ja kiriku kellad tõusevad ülesse. Aga seniks, kuni see kirik nüüd ühel hetkel sealt kerkima hakkab, katsuks ise järvest sügavust uurida. Kuidas see linnas kuuldud järvemõõtmise legend oligi? Sangpomm, jupp köit, paadist vette ja sügavus käes. Igatahes otsustasin ma just sellest loost innustust saanuna teha samasuguse katse. Mul on mõõdulint, millega ma mõõdan ära köie ja mul on olemas sangpomm. Tegudele! No nii, iga 5 meetri taha paneme ühe märgi, mida me saame paadist jälgida ning kontrollida, kui sügaval meie sangpomm hetkel asub. 20 meetrit. Üle Heinamaa, üle vallavalitsuse juurde Viio sõidutee ja veidike teist Heinamaad otsa. 38 ja esimene pusa. Ja nii ongi välja mõõdetud 45 meetrit köit. Sellest peaks kena varuga piisama, et Rõuge Suurjärve põhi ära katsuda. Paneme 45 meetrit ära, mine tea, mis tänavune kaunis aasta selle vee tasemega teinud on. Äkki läheb õnneks. Äkki õnnestub meil välja mõõta Rõuge Suurjärve rekordsügavus. Aga enne mind on seda järve juba üle 100 aasta uuritud. Suisa aastast 1908 on olemas selle järve elustike proovid. Professor Ingmar Rott on mees, kes teab Rõuge Suurjärve hinge ja tervise kohta kõike, mida üldse tema kohta teada on. Aga vee omadustest, kui rääkida jällegi teemast kõige, siis on vesi väga kare. Et siin kandis Rõuge veed on suhteliselt karedad, aga tegelikult see Rõuge Suurjärv on nagu viimastel, paarikümne aastal ületanud selle ökoloogilise piiri. Nii et selles mõttes võib jällegi heigetada, et siin midagi siin on. Midagi siin on, et legendidel on ikka mingisugune tõepõhja all, eks? Midagi siin nagu tõesti oleks. Kuid kas nii palju Rõuge Suurjärve uurinud meest suudab järv veel millegagi üldse üllatada? No ikka tõesti see kihilisus, et siin, kui me vaatame ka näiteks hapniku või temperatuuri muutust veesambas, siin tuleb ka väga huvitavaid kõikumisi, oleks loogiline, et pinnal on hapnikku palju ja siis ühel hetkel hakkab ta kaduma. Aga kus ta kaob ja mõnes hetkel äkki tuleb teda hoopis juurde, et mis seda kõike põhjustab. See on niisugune üllatus, mis iga kord vajab seletamist, see on niisugune huvitav mõistatus. Eks igaüks lahendab mõistatusi vastavalt oma võimetele. Esialgu tundub mulle üsna võimetukohane leida moel või teisel üles järvepõhja sügavaim punkt. Samas pole ju mõtet jalgratast ka leiutada, see on juba olemas. Seega võtan endaga kaasa Marko Tootsi, kes seda järve nii pealt kui altpoolt varasemalt katsunud on. Kuidas me selle sügava koha üles leiame? Tuleb vaeva näha ja sõuda lihtsalt. Sõuvame. Ning varustatuna paadi, köie, sangpommi ja kaasaegse tehnoloogilise abivahendi sonariga püüame leida Rõuge Suurjärve kõige sügavamat kohta. Mida sa arvad nendest muistenditest, legendidest, mis selle järve kohta räägitakse? No ei tea, kirikutorni me küll ei näinud, siis me tegime tiiru peale, et eks see sonar oleks näidanud, kui oleks siin midagi olnud. Aga rehepeksumasin on küll sees, siin on meil mehed käinud seda vaatamas, et pidi umbes 20 meetri sügavusel olema. 35 on täis ja aina sügavamaks läheb. Kui sonar näitas 37 meetrit, alustasime katset.
kuidas me selle sügava koha üles leiame? Tuleb vaeva näha ja sõuda lihtsalt. Sõuame. Ning varustatuna paadi, köie, sangpommi ja kaasaegse tehnoloogilise abivahendi sonariga püüame leida Rõuge Suurjärve kõige sügavamat kohta. 35 on täis ja aina sügavamaks läheb. Kui sonar näitas 37 meetrit, alustasime katset. Teeme nii, et mina haaran selle köie ja sina ole hea. Proovi see sangpomm turvaliselt. 10. ...20 meetrit. 30 meetrit. 35 meetrit. 36 meetrit. Nii. 36 meetrit saime hetkel. Muda on hetkel. Saime sügavuseks 36 meetrit ja 50 sentimeetrit. 1933. aastal mõõdeti järve kõige sügavamaks kohaks 37 meetrit. Et tegelikult me oleme vähemalt sonari järgi praegu kõige sügavamas kohas. Kas meid on tabanud sama saatus, mis neid noormehi või? Ja ohohoo! Meie pomm on end kusagil seal 35 meetri sügavuses mõnusa pesa leidnud. Kuule, aga see vist tõesti põhja kinni jäänud. No, selle sangpommiga on praegu vist küll ühel pool. Aga siinkohal tuleb teha vist katse number 2. Saadame vette sukeldujad. Oled sa valmis? Olen. Saadame vee alla Maremarki sukeldumisinstruktori Rait Ederi. Kui tema ei suuda meie kadunud sangpommi vee alt välja tuua, siis ei suuda seda mitte keegi. Need lähevad lihtsalt raskused keha ümber põhja. Kõlab nagu filmis. Kuni 5 meetrini oli hästi näha, kui see kõis läheb ilusti. Aga siis läks korraga tunda, et jahe on. Viskasin pilgu kompuutri, vaatasin 3 kraadi juba. Kust maalt see valgus ära kaob? 10 meetrist on suht sama nähtamus, mis meil silmad kinni. Kuskil 7 meetri pealt oli väike õnn valguskumaa veel näha. Edasi oli ainult pime. Ja siit on näha, nad lähevad ja välja hingamised ka. Mullirajad tulevad ülesesti. Hetkel 15 meetrit siis? No juba rohkem, ma arvan. Juba rohkem. 20 kindlasti. Poisid on meil päris sügavad juba. 33 meetrit. Ja mingi hetk, kui olin juba jõudnud 35 meetrini, siis see mudapill hakkas juba vastu tulema. Ja siis sain selle mudapilve peale seisma, hakkasin ringi vaatama, et kuhu pomm kinni jäänud on. Aga kuna see oli mudapill nii suur, siis ma otsustasin, ma teen ühe tiiru ära. Panin teise nööri selle nööri otsa ja hakkasin siis tiirutama, et äkki leian ülesse. Tegin seal 2 tiiru ära, aga peale muda ei leidnud ma mitte midagi. Kuna sangpommi mudasest põhjast ei olnud näha, siis ei jäänud muud üle, kui tuli pomm paati sikutada 4 mehe jõuga. 2 tirisid köit paadist ja 2 vee alt. Tõmbame. Tuleb. Kohe näha, et poistest oli abi. No, kas kirikutorni ka nägid või? Ei, aga palju muda. Palju muda? 36,3 meetrit. Me saime oma sangpommiga lahti. Tänud. Järve põhi on mõõdetud lõppsügavusega meie poolt 36 meetrit ja 50 sentimeetrit. Sangpommi saime ka õnnelikult kätte, nii et katsed loeme edukalt sooritatuks. Hoolimata sellest, et kirikutorn jäi nägemata. Sangpommi küljest leidsime sellist mõnusat, haruldast, tavalist Eesti järvepõhja muda, kuid huvitav on see muda. Natuke pehme, vedelakoeline ja miks mitte? Võib-olla on tegemist hoopis mingisuguse naftalaadse moodustisega. Nii et mine tea, see Rõuge Suurjärve põhi peidab endas igasugu müstilisi asju.
meie saime Eesti kõige sügavama järve sügavuseks 36,5 meetrit ja see on umbes sama kõrge kui üks 14-korruseline maja. Seega üks kirik peaks sinna järve ära mahtuma ilusasti.